Vaatame siis, mis on kõrvalhoonetes. Saunas, kuuris ja garaažis. Sellest väiksest ruumist pidi kunagi tulema saun. Igal pool on jube segadus. Kuuris on kunagi voolunud, aga hetkel seda enam ei ole. Päris suur hunnik telliskive ahju või pliidi tegemiseks. Siit ruumist leidsime siis väga palju vanu tööriistu. Kirved, haamrid, käsihöövlid ja isegi vana värvi püstol. Eks tulevikus peab vaatama, mis nendest asjadest veel kasutuskõlblikud on.
Mul pole aimugi, milleks sellist asja veel kasutatakse. Sahtli on asju täis. Ööval, käsi ööval. Oho, täiesti tumbus ei ole. Saab midagi sinna vahele keerata. Kuurialune on ikka väga tihedalt asju täis loobitud. Eriti palju on vana puitu. Ja garaažis on muidugi ka auto. Kahjuks sellest enam sõitvat autot ei saa. Garaažil on ka katus läbi lasknud. Kaks lükata muruniidukit ja taaskord kõik riiulid on asju täis.
Tundub, et mõned uued põranda- ja seinaplaadid. Ei tea, mis sellise suure klaaspudeliga teha. Äkki saab kuskil kaunistuseks ära kasutada. Naabrite sõnul on auto vähemalt 10 aastat garaažis seisnud, kui isegi mitte kauem. Keegi on otsustanud osa armatuurist oranžiks värvida. Kapoti alla ja pagasiruumi vaadates avastasime, et amordi kingituskohti oli proovitud ise lappida ja parandada, mis aga ei olnud väga hästi välja tulnud. Pärast avastasime, et auto on kunagi kõva avarii teinud. Kui kõrvalt istuja külge vaadata, siis auto oli keskelt kõvasti paunas väljas. See tähendab, et auto jooks oli totaalselt vale. Ja siis ma tahtsin teada, kas muruniidukid töötavad ka. Niidab või? Jumala hästi. Raske või? Ei ole ikka nii kerge nii. See on parem veel. Ei ole midagi. Mulle nii meeldib. Võta hästi. Võtab küll, vaata. Teine veel. Kuna ma ei olnud kunagi enne sellist muruniidukit kasutanud, siis ma imestasin, kui hästi see isegi muru niidab. Aga kahjuks seda ainult siledal maal. Üle tagasi. Võtab või? Kehvemi. Kollasel on kahjuks rehvid jooksu pannud. Loodan, et jälgite ka meie järgmisi tegemisi.